Tere hommikust, hea müügirahvas. 39. nädal, 19. müügiminutid eetris. Mõnusat nädala algust teile. Täna räägime ebameeldivatest hetkedest müügis ja teeninduses. Ja ma arvan, et kui sa oled juba mõnda aega müügisektoris töötanud, siis sa tead, et ilma ebameeldivusteta ei pääse mitte kuskil. Ei üheski töökohas ega üheski müügiprotsessis. Ja ebameeldivuste mõttes pole lihtsalt mitte midagi teha. Asjad juhtuvad. Ja kuna ma olen saanud viimasel ajal hästi palju head müügikogemust, siis nädalavahetusel õnnestus mul saada ka väga halba müügikogemust. Nimelt ma käisin ühes vanalinna söögikohas, võtsin söögi ja külma õlu. Ja kui see õlu lauda toodi, siis võtsin selle kõrge õlleklaasi kätte ja see klaas läks diagonaalist keskelt pooleks mul käte vahel. Ja loomulikult kõik õlu jooksis laua peale, riiete peale, kingade peale ja ma tõusin püsti ja ma olin nii närvis, et ma isegi ei suutnud rääkida. Et selline suhteliselt ebameeldiv situatsioon. Ja vaatasin seda ehmunud teenindaja noore tüdruku nägu ja ma arvan, et ta oli täpselt sama ebameeldiva emotsiooniga kui mina. Ja kuidas siis sellistes olukordades käituda või mis siis sellistes olukordades edasi teha? Sest selliseid olukordasid tuleb elus paratamatult ette. Toon veel mõned näited. Näiteks te lasete endale auto aagisele paigaldada mingi lisavarustuse. Asjad lähevad nii, et kui te koju sõidate, siis te saate aru, et see paigaldatud lisavarustus ei ole väga hästi kinnitatud. Ja ta on peaaegu haagise küljest juba eraldamas selleks hetkeks, kui te koju jõuate. Selline asi tekitab meeletut pahameelt. Toome veel mõne näite. Ettevõte tellib hapet. Hape saadetakse talle teele mahutiga ja kui mahuti jõuab ettevõtte lattu, siis mahuti hakkab lekkima ja sellest tuleb väga suur probleem, sellepärast et kuni selleni tootmine peatatakse ja hakatakse siis happe koristamisega tegelema. Fotograafia näitest. Pildistan pere siis pildid ja peale seda läheb arvuti kõva ketas katki. Hoolimata sellest, et ma olen kasutanud Samsungi kallist ja head seeriat, mis tegelikult justkui ei tohiks midagi juhtuda, aga ikka läheb. Ja mul on juhtunud ka selline situatsioon elus ühe korra. Kõikide nende juhtumiste peale tekib küsimus, mida sa teed või kuidas sa käitud. Ja minu esimene loogika ütleb nii, et sa palud kõigepealt vabandust, et selline situatsioon on üldse juhtunud. Ja järgmisena küsid, mida sa saaksid teha selleks, et sellel kliendil oleks natukene parem, Sest situatsioonid on väga erinevad ja emotsioon, mis sellel hetkel kliendi üle võtab, on päris negatiivne ja päris ebameeldiv. Ja sa pead nagu midagi tegema selleks, et kliendil oleks natukene parem. Ja vaat seal kohal tuleb juba mängu see, et kui tavaliselt inimesed tahavad suhelda e-mailidega ja e-mailidega on mõnus ja turvaline suhelda ja kõik business käib ja kõik on hea, siis sellel hetkel, kui business enam ei käi ja mingi selline asi juhtub, siis esimese asjana tahavad inimesed tõsta toru, helistada sellele kliendile ja küsida, mida ma saan nüüd teha. Ja kuulata, mis hääletooniga ta on, saada aru, kas sul üldse on veel võimalus midagi edasi teha või kas sul üldse on veel mingid koostööpunktid olemas. Ja kui ma nüüd lingin selle kokku reedel toimunud müügijuhtimise konverentsiga ja temaatikaga, kui keeruline on endiselt müügipersonali leida. Nagu kui keeruline on müügipersonali leida ja mitte keegi ei leia, hoolimata sellest, et on olemas nagu tugevad organisatsioonid, kes tegelevad müügipersonali otsimisega, siis ei leita siiski müügipersonali. Ja ma sõnastaksin selle ühe lausega ja see lause oleks, kelle asi see on. Ja vaadake, peamine probleem, mis on paljuski lakkav, on see, et müügiinimene võtab suhtumise, et see ei ole minu asi. See on tootmise probleem, see on logistika osakonna probleem, see on mahuti tootja probleem, see on kõvaketta tootja probleem, aga see ei ole minu probleem. Vaat see on üks kõige valem suhtumine, mida sa müügis üldse kasutada saaks. See, kui müügis midagi kehvasti läheb,
see on esimesena sinu probleem. Loomulikult on see ettevõtte probleem, aga sina oled vahetu kontakt, sina oled kliendi ja ettevõtte vahel. Ja kui sind ei koti ja kui see ei ole sinu probleem, siis ammugi ei ole see kellegi teise probleem. Ja niimoodi halvad asjad juhtuvadki. Ja need halvad asjad jäävad veel õhku, sellepärast, et mitte keegi ei lahenda neid ära, sest mitte keegi ei taha probleemidega tegeleda. Sinna sekkuvad juba emotsioonid ja see on juba inimeste vaheline keerukas arutelu. See pingestab kõiki, aga see on paratamatus, sest halvad asjad juhtuvad ja sinna ei ole mitte midagi teha. Ja kui sa pühid sellest käed puhtaks ütled, et see on kellegi teise probleem, siis sa ei ole õige müügiinimene, siis sa ei ole õige teenindaja, siis sa ei ole õige inimene selle ettevõtte jaoks, sest sind peab kottima, see peab olema sama palju sinu probleem ka. Ja turult on raske just leida selliseid inimesi, kes hooliks ja kellele läheks korda selle ettevõtte teenuse ja toote pakkumine ja selle käekäik ja kes võtaksid seda kui enda oma. Ja kui sellega tekib probleem, siis lahendad ja kui sul ei ole öeldud, kuidas sa sellises olukorras toime tulema pead, siis lähtud oma baaseetikast või oma baasarusaamast, kuidas probleeme lahendatakse. Kõigepealt palud vabandust, vabandad ettevõtte ees ja siis küsid, kas ma saan midagigi teha, et sul natukene paremaks töö läheks. Ja kui sa selle peale ütled, et ma toon teile uue õlle, siis pista endale sinna sammusesse su uus õlle. Ma ei taha su õllet ja ma ei taha su toitu, ma ei tule su toidukoha lähedal enam mitte kunagi. Ja ma saan aru, et ka sina selles olukorras ei oska seda hetke nagu olukorda lahendada. Aga kui selline situatsioon tekib, siis ma eeldan, et sa oled ettevõtte parim visiitkaart ja sa teed endast parima võimalikku selleks, et klient läheks natukene parema tujuga minema. Mõnikord on see täiesti võimatu, mõnikord on see võimalik. Ehk siis, mis ma siinkohal tahan öelda kokkuvõtteks. Turu pealt ei ole mitte puudus headest müügiinimestest, vaid turu pealt on puudus inimestest, kellele läheks korda selle ettevõtte käekäik, nii nagu see läheb ettevõtte juhile korda. Ja vaat ettevõtte juht tahab täpselt sellist inimest. Ja sellist inimest, et tikutulega taga otsibki. Ma soovin teile kõige mõnusamat 39. müüginädalat. Minu müügikoolitusel on veel 3 vaba kohta. Kes teab kedagi, kes võiks sinna tulla, siis palun jagage informatsiooni. Ma soovin, et teie probleemide lahendused tuleksid teie südamest ja te suudaksite need hästi ära teha. Nii, et teile endale jääb pärast hea tunne ja kliendile jääb pärast hea tunne ja koostöö jätkub. Selle nimel tasub müügis elada. Aitäh teile ja näeme jälle. Tšau!